olemegi nüüd Osakas. Siin on suur maja, Mio de Noche. De Noche raudteejaam siis. On üks takso meil ees, aga meil on ainult 900 meetrit minna, nii et lähme jala oma uute uhkete kohvritega. Ääre pealt oleks kinni võetud seal immigratsioonis või selles mõttes, et meil oli taimi kaasas, mille eest võib vangi minna, siis mandariine ja tomateid ja neid ei tohi siia maale tuua tegelikult. Aga selle eest on meil nüüd õhtusöök olemas apartmendis, mille me Hiinast kaasa ostsime. Saabusime oma Jaapani maja juurde. Siin ikka öösel pesu pesema ei hakka. Kõik on tihedalt kinni. Üksteise küljes majad. Siukene ilamine siis, väike külmkapp. Mikrolaine. Trepp läheb üles. Peaks kuskil väike rõdule. Mulle tunne, et ei näidi siin kedagi. Meid ei ole naabreid, ei peal ega. Vetterõdu. Mis meil siin on? Suur kapp. Nii, laud on täis Hiina toitu. Kuigi tegelikult siin olid poed lahti ilusti ja ei olnud mingit muret, et kesköö paiku need süüa ei saa. Sai ka Hiinast. Need on tegelikult väga hea maitsega, siuksed imelikud loomakesed, terava maitselised. Selle toidu nimi on sari hiina keelest. Aga mis toit see on, ega täpselt ei saagi aru. Uus hommik. Otsustasime pesu pesta, aga siin pesumasinal ükski nupp ei toimi. Peab tegema tõkke. Esmasõjalistusega sai nüüd tööl, aga nüüd on mingid uued kirjad siin. Hakkame jälle tõlkima Google tõlge ette ja sikke kutsupott siis, mis säästab vett. Uus päev ning täna lähme avastama Kyotot. See väike maja on meie maja. Neljaks päevaks. Selline näeb välja linnatramm. Läks nagu vabalt sõitev vagun. Oleme praegu Osakas. 18番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。列車が参ります。ご注意ください。Polegi ronksa siit on. Selle rongi peale me siiski ei saa
vagunid on reserveeritutele, aga meil ei ole pilet reserveeritud. Tühja kohti küll on, aga peale minna ei tohi. Nii, rongi uus tulemine, see peaks nüüd küll õige rong olema, mis meil Kyotosse, aga kell on juba 3 saamas. Sõidame tavalisest rongist mööda, siin on Ekspress rongiga. Poole kiiremini. Templi poole. Albõinn Ahvi tempel on suletud täna. Jälle kodutöö tegemata meil. Et kella 4, kell on 4:30. Suke imelik värav on metroos. Vaatame metroovärk. Nii, aga me ei ole praegu tulnud ju raudteemast välja. Lähme Jaapani metroosse siis. Chichilinile. Lähme siis kopikud sisse. Lähme metroos. Metroo on juba rahvastatud. Üks tihe sebimine siin käib. Rong pidi iga 2 minuti tagant tulema. Ja need rongid käivad siis iga 2-3 minuti tagant. Ütleks, et peale Mexico Cityt teisel kohal rahvastatuse poolest. Kapslipood, kus täiskasvanud inimesed saavad endale sellised mänguasju otsida. Kapsli sees. Täitsa. See on teine reis. Jalutame Dotonburi poole. See on kohaliku vaatamisväärsus. Siin on kaameraid. Keissa ära tunnen. Ei ole keissa. Üks seisis teie ääres. Oli ka. Mina ei tea, kuidas ma ta ära tunnen. See peab lugema, see on mingi eriasi, ma ei tea, aga see on väga aruldane on seda näha. Suttenkakku torn siis.
Osakas. Homme tuleb meil Universal Studiote lõbustuspark. Siin igasuguseid maiustusi ja toite siin ostsin mina. Võrid ostis 25 eurost ja mina ostsin 25 eurost. Sai igasuguseid asja. Terve selle koti täie. Ja stuudiaid jooke ja see pole siin. Ja lastele näidatakse hommikul multikaid, sellist tüüpi. Ja Universal Studiotes siis vaatame, mis siin näha saab. Tulime võimalikult vara, aga oleme ikka pool tundi nagu avamisest hiljem tulnud. Tõeline rahamasin. Oleme nüüd Minionide pargis. Head aega hüvasti. Siin me sõitsime siis. Oli jumala karm. Kõik asjad korjati ära rahakotini välja. Kaks korda vist oli mul see Haloid, kui ma siia tulema. Nüüd oleme Minioniks teetud ja siis veel Kotkaga lennanud. Dinosaur, see on lendab dinosaurus. Dinosaurusega, jah. Jõudsime Harry Potteri maailma. Suurkivist loss ja sees on nii jahe. Siin tuleb õhtul valgussõu, nagu me eelmisest korrast mäletame, aga see loss on sees tõeliselt äge labürint. Vilmide jällegi ei saanud, kõik asjad korjati ära. Aga vägev atraktsioon, seni üks vägevamaid, mis siin pargis on olnud. Vaatamata siin 36-kraadisele soojale on siin majade katustel ikka veel lund näha. Käisime, oli rahvast ikka hulga vähem.
マリナーは羅針盤だと共に再び旅立っている。果てしない海を mõni mees on siin veel suurema kaameraga kui mina tulnud sisse. Ostsime Butterbeeri siis siin Harry Potteri landist. Väga äge ja seda tuleb juua niimoodi, et huulte külge jääb üles vaht. Vaatame, kas jääb. Mitte väga praegu. Ja ma olen pahu juba palju ära joonud. Pahuga palju ära joonud, jah. Ja vaata, mis sinul tuleb. Vaatame. Mis tuli või? Täitsa nagu Harry Potteril, jah. Ja mida meenutab maitse? Jumala hea. Mis asi see siin peal on? Võivaht. Joogimasinaid ainult täidetakse krõbinal ja saba on taga masinatel. Pikema järjekorraga atraktsioon üldse siin lõbustuspargis. Aga me peaaegu juba kohale jõudma. Oleme üle tunni siin seisnud ka. Seisime sabas nii kaua, et vahepeal on pimedaks läinud. Siin Mario maailmas muidugi elu möllab. Saime raudteejaamast läbi ja rohkem nagu ei lastagi. Jäid nõukana seisma sinna. Uus päev ja täna hakkame sõitma Hiroshima poole. Tegelikult jõuame kohale ka
ka sinna mingi tunni ja 20 minutiga. Sõidame taolise rongiga. Natuke teistmoodi või? Ei ole. Leidsime esimese aarte Jaapanist. Mida nad armastavad panna igasugust jama. Täis. Ja siin on kohe siuke suur aala kohe raudteejaama katusel asuvas autoparklas. Oleme siis jõudnud Hiroshimasse ja lähme vaatama, mis ta oli Taevase rahu, Igavese rahu või mis ta oli parki ja muuseumisse. Atompommile pühendatud muuseumisse ja parki. Nii, nüüd oleme siis tuumapommi plahvatuses hävinud maja juures, mis on korda tehtud, et ilus vaadata oleks. Huvitav, mis see kiirguse tase siin ka on. Et see hoone siis jäeti sellest aatompomi plahvatusest järgi sellisena. Huvitav, need puud on siia hiljem kasvama pandud siis. Linn, see siin puu otsas aastal. Saare peal käivad näed niisugused ringi. Kõik, mis lapsed on siin kokku voltinud, siis on siia pandud. On ka igavene tuli. See hoone siis, mille juures me käisime siis enne pommitamist. Isegi näed, see sild läheb siit sinna saarele, nagu praegu läks. Ja seal on see rahupark. Seda teed nüüd on jah, tulime siia saarele ja siis oleme hetkel kuskil seal kohas. 6. august 1945.
Kusjuures võib katsuda isegi. Throughout the country. As a result, more than 10,000 students were killed, including some 6,000 killed by atomic bomb. They gave up their youth and studies for the nation. This tower was erected by concerned families and friends to console the souls of these victims who sacrificed themselves for their homeland and who would have had a promising future. Kuskil siin see epitsenter pidi olema tuumapommis. Imelik olla siin, et kus see saaste siis kõik kadus, et sadas ju saastevihma ja Tšernobõlis jääb aastatuhandeteks ja siin on järsku kadunud. Kummaline. Siin nüüd kirstumatuseid küll ei tehta. 5-päevane raudtee tasuta sõidupilet toimub ühte laevaliini, mida me lähme siis proovime sõita sinna saarele siin Hiroshimas. Oleme siis lähenemas Miyajima saarele. Saarele pääseb laevaga ja laevapilet oli meie Railpassi linna sees. Väga kasulik asi on osta see 5 päeva pilet West Japan Railways. Issand jumal. Nii julgelt tulevad ligi. Tähikirved. Situb seal, populad tuleb. Laps vaatab suu ammuli. Suu lahti. Keep it cold. Neljänne oli lahti. Cable car. Templid. Ja vanem põlvkond valib siis Hiroshima koola. Proovime ära, kuidas on. Värskendab täiesti. Kas ka radioaktiivne? Ikka. See annab asjale kurtsu.
Kohalikust joogiveest tehtud radioaktiivsetest allikatest. nii et maitseb. Piinikest vältab. Tohutu see laevaühendus on siin selle saarega ikka. Sõidame siis tagasi. Jäime Hiroshimast saabudes natuke jänni 16 kilomeetri kaugusel hotellist, aga siis leidsime mingi töötava metrooliini veel ja kuidagi oleme nüüd paari kilomeetri kaugusel hotellist natuke jalutada. Ja oleme nüüd siuksel imelikul tänaval. Oleme nüüd Lõpumajade tänaval. Ei tohi. Suhka näeb välja siis lõpumaja, mida seal oli ohvreid. Uus hommik, oleme nüüd Kyotos ja ronime Ahvi templi juurde. Pilet siia maksab 600 jeeni. Ja oleme ronninud siis linnast nii kõrgele. Arahashi Ahvi tempel oli küll väike pettumus. Ahve oleme ennemgi näinud. Tempel ise oli siuke nagu kuuri moodi. Lähme alla tagasi. Don't stand and sit here. Ei tohi standida ja sittuda. Ja olemegi Inari templi juures. See on väga drive-in. Reet tahtis siia tulla sellepärast, et Kristjan Jõekalda ja Teet Margna on siin käinud. Tahtis samuti käia samas kohas. Et siin siis käis Jõekalda, et mine siis käi ka. Käin ka. Käi ka, jah. Mine. Sam, you're going too far in. I can't see you there. Vasakule poole on kirjutatud kohaletoimetamine ja paremal on teenust. Ei tea, millist teenust? Ja kui siit teistpidi neid lugeda, neid poste, siis on
And dates of donation written on the rice. What is the age of this? Siis on palju teksti, ehk siis Yoshikawa Transport Company, Nafumi Mishito, Kamasa Bushida, Shidei, Ferro Tomas Shida. Ilmselt need on need sponsorid, kes on seda sponsoreerinud. Selge. Kellegi post maha saetud, et ilmselt on sponsorsuhted lõppenud. Vahepeal on sambad veel tihedamaks ja väiksemaks muutunud. Siin tuleb nüüd iga selle toru alla oma käed ära pesta, siis saad haks. Veed hakkas kohe pesema. Natuke ühe all, natuke teise all. Just. On siuke huvitav akupanga rendimasin. 330 rahas akupanga endale rentida. Oleme nüüd keissajahil nagu jõekalda ja Margna. Koht on õige, aeg on õige. Aga seni pole veel kedagi märganud. Reed ütleb, et seal tänaval pidi keissa tulema. See on nagu seal Küprosel jah, et ei tohi jahtida, siis kõigil on püssid. Ja siin ei tohi filmida, siis on kõigil kaamerad käes. Geisha majad. Ilmselt on asi meie kannatamatuses, aga geishad jäid meil seekord nägemata. Hakkab meie Jaapani reis nüüd lõppema, homme varahommiku sõidame Taisse ja siis natuke pidulikum see õhtusöögi korraldasin endale. Siin on Hiroshima praetud austrid, paneeritud odavam sushi ja siuke 5-eurone sushi karp. Head on ka siuksed 7-Eleveni need kuklid nagu kohupiimapirukas, aga siin on vaniljakreem sees ja siis vahukoor sees, et väga mõtlev siuke väga mahlane.